Räägime siis avameelselt seksist ja nii nagu mul nende Tartu Kultuurikeldri üritustel ikka, siis olen jälle lähtunud isiklikust huvist teema vastu ja siis olen loomulikult siia kutsunud ka spetsialiste. Nii et meil on täna külas siis Toivo Aavik, psühholoogia doktor, Tartu Ülikooli psühholoogia õppejõud ja siis Monika Vändra, samuti psühholoogia õppejõud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis ja töötab ka psühholoogi ja pereterapeutina seksuaaltervise nõuandlas ja veel erapraksises ja nii et see õhtu ei põhine ainult sellele, mida ma siis saunas kuulsin, vaid et võime siis siin arendada vestlust selle järgi, mida teadlased teavad, aga seda ka, mida siis teavad inimesed, kes tõesti kokku puutuvad seksuaalsusega oma töös. Eriti Monika, aga sina, Toivo, oled ka ju. Kas sina oled ka töötanud terapeutina? Ma olen ka seksinud ja väga hea, siis tegelikult nagu täpsustuseks veel nii palju, et ma mitte ainult psühholoogiat vaid õpetan ka inimese seksuaalkäitumist pakadele, magistrantidele, eriseminare, sissejuhatust seksuaalteraapiatesse ja nii edasi, aga jah, ma olen ka kunagi töötanud sellise erapraksisena, et minu eriline huvi olid seksisõltlased oli, see kunagi sai see termin isegi Eestisse toodud. Aga äkki siis vaatame ühe video, mis on selline natuke huumorisoonega tehtud klipp Soomes seksuaalsuse teemal ja siis võime sinna ka subtiitrit. Meiltä kysytään taas täällä blogissa, että mikä on oikea määrä seksiä. Hei, se on vihdoinkin tieteellisesti tutkittu. What? Kanadalaistutkimuksen mukaan pariskunta pysyy tyytyväisenä, jos harrastaa seksiä kerran viikossa. Aika harvoin. No aika useinpa. Me ei olla harrastettu seksiä varmaan kuukauteen ja mun mielestä me ollaan kyllä ihan tyytyväisiä. Että te voi olla. Tää on kuitenkin tieteellinen tutkimus. Mitä mä nyt vastaan täällä? Tää harrastaa seksiä joka päivä. No, että vähentää 7% nykyisestä. Noin. Tuliko heti joku kommentti? Lasketaanko siihen sooloseksi? Ei tässä kyllä sanota. Pitäisikö sun vastata sille varmuudeksi, että joka toinen viikko sooloseksi ja joka toinen viikko kumppanin kanssa? Se on kyllä tosi harvoin. Nyt tuli kommentti aseksuaalilta, joka ei harrasta seksiä ollenkaan. Kerran viikossa pitäisi kyllä harrastaa. Ei kai se nyt pidä, jos ei halua. No ite just sanoit, että tutkimustietoon kandee luottaa. Ja hei, lisää siihen vielä, että rajulla otteella. Australialaistutkimuksen mukaan ihmiset, jotka pitävät elämässään rajummista otteista, ovat onnellisempia. Polyamoristi kysyy tarkennusta, että pitääkö hänen siis harrastaa rajua seksiä kerran viikossa jokaisen kumppanin kanssa vai kerran viikossa yhteensä? No ei tässä kyllä sanota sitäkään. Kyllä sen täytyy olla kerran viikossa jokaisen kanssa. Muutenhan niillä olisi ihan hirveä aikatauluttaminen, ettei me viikon ainut seksivuorot jotenkin ihan ristiin. Eihän ne polyamoristien kumppanit välttämättä ole polyamorisia, ei ne silloin mene ristiin. Mut sit jos se polyamorinen on kerran viikossa vaan yhden kumppanin kanssa, niin silloinhan niiden kumppanien pitää odottaa aina useita viikkoja välissä omaa vuoroaan, jolloin kerta viikossa ei toteudu. Hei! Tämän selvityksen mukaan työntekijöiden tehokkuus kasvaisi, jos nämä harrastaisivat enemmän seksiä. No niin, mä laitan nyt tälle polyamoristille, että kerran viikossa rajua seksiä jokaisen kumppanin kanssa, mutta mikäli haluaa ajatella työnantajaetua, niin useammin. Ei kun mitä. Nyt meni taas uusiksi. Tunnettu seksuaaliterapeutti kirjoittaa, että on luonnollista, että seksuaalinen halukkuus vaihtelee, mutta että jonkun verran seksiä pitää olla aina. Mut siis edelleen kuitenkin rajua. En mä tiedä. Hitsi miten epämääräistä. Eli mä laitankin tälle polyamoriselle, että jonkun verran seksiä pitää olla. Joo, ja sille aseksuaalille kans. Niin kuin missäköhän ajassa? Päivässä, viikossa, kuukaudessa? En mä tiedä. Ehkä jotenkin ylipäätään. Mä laitan, että jonkun verran elämässä. Joo, se on hyvä. Jonkun verran elämässä. Noin.
me tegelikult leppisime kokku, et numbritest me ei räägi, sest need aga me võime rääkida, miks me ei räägi. Ja sellest me tahaksime kindlasti rääkida, et miks me ei räägi. Sest tegelikult see oli nagu hea näite ju sellest, et kuidas nagu inimesed on just mures selle pärast, et kas ma seksin normaalselt, kas mul on piisavalt vahekordi nädalas, kuus ja siis hakkamegi sellest pihta, et mis nüüd siis, mida siis öelda nendele inimestele, siin oli siis 2 sellist blokkarit, kellele neid küsimusi esitati ja ilmselgelt nad ei olnud ka mingisugused professionaalsid, vaid lihtsalt vastasid seda, mis neile lõppude lõpuks nagu tundus õige. No Monika, mis sa arvad? Mitu korda peab? Iga üks võib öelda, et mis on nende arvates õige. Ei, on individuaalne ju. No see oleneb nii paljudest erinevatest muutlatest alates east, võimekusest, partneri olemasolu. Just täpselt. Aga soolo on ka. Soolo läheb ka arvesse, jah. Et no tähendab, tahtsid, ma ei vaadanud, kas sa tahtsid öelda midagi. Jätkad ka sul on. Et miks me sellest rääkida ei taha, täpselt need samad põhjused tulevadki välja. No tüüpiline vastus, küsitakse, ikka inimesed tahavad teada, mitu korda seksitakse. Tüüpiline vastus on 2-3 korda nädalas. Ja vaat siis läheb edasi, hakkab juba tulema, et kelle kohta see kehtib. See kehtib maailmas kõikide paari suhtes olevate inimeste kohta. See on keskmine. Aga kui hakata vaatama, millised on noored, keskealised, vanemad, kas on mehed, kas on naised, siis kõik on igal vanusel on oma need piirid. Ja miks me ei taha öelda, et mis on keskmine, sest nii kui sa inimesele ütled mingi numbri, mis ta teeb, kohe võrdlema seda, et kui palju mul on. Et teate, ma praegu muidugi ma ei tea, Monika võib täpsemalt öelda, aga kui mina võtsin inimesi vastu, siis teate, kui palju inimesi tulid sellise, et mõni naisel oli nagu mingisugune teadusartikkel käes ja ütles, et näete, siin öeldakse, et meie vanuselised seksivad 3-4 korda nädalas, aga minu mees tahab ainult 2 korda ja meil on õudne hävi. Tehke temaga midagi. Noh, et milleks? Et noh, tuleb vaadata, kui on paari suhe, siis tuleb alati kokku leppida, et kes kui palju saab. Jah, noh. Et sellepärast ma ütlen, et ärge vaadake numbreid, vaadake seda, kuidas teile endale sobib ja kuidas te ise kokku lepite. Jah, minu juurde õnneks väga palju enam neid küsimusi ei jõua, et võib-olla kui ma tööd alustasin, siis oli kuidagi rohkem seda, et kui palju, et mis see normaalsus on. Aga praegu järjest vähem, sellepärast, et mulle tundub, et see teadlikkus üha enam kasvab. Ja tegelikult ju siin klipis käis ka läbi, et milline seks läheb arvesse. Et mida me üldse loeme seksimiseks, Sellest võiks palju rääkida, et teadlase seisukoha pealt teaduses, kui seda teadlasena nagu uurida, siis tuleb hästi täpselt välja öelda, mis asi on seks. Sest näiteks, et inimesed arvavad, et seks on peenis-tupes suhe. Aga kui keegi kellegi suhu võtab, et kas see on seks? Anaalne vahekord, kas see on seks? Käest käega silitab teise riista või suguelundit, et kas see läheb arvesse, et see on teaduses on hästi täpselt tuleb öelda, mis asi see on, mida me üldse mõõdame, mis asjad teil toimuvad, eks. Et jah, et see on väga oluline küsimus, mis see seks üldse on. Ja kas on mingit definitsioon, mis ikkagi on seksuaalne? Võiks öelda, et need on kõik seksuaalsed tegevused, mis pakuvad seksuaalset rahuldust. Üks moment selle juurde tuleb mulle veel meelde, et mõned inimesed arvavad, et seksina läheb arvesse ainult see asi, kui ta saab orgasmi, eks. Et tegelikult seda ei pea lugema, sest meestel on ta nagu selgemalt nähtav, aga naistel paljud naised ise ei saa arugi, millal nad orgasmi on saanud. Et seda on jube raske nagu tuvastada üldse. Et nad ei taju seda. Ta tegelikult arvavad, et kogu elu ei saa midagi, aga kui näiteks on sellise aparatuur on olemas sekslääbides, kus on võimalik panna naisele selline tupesond sisse ja see kohe registreerib ära, kui verevool sinna tuppe suureneb või ka näiteks orgastilised need spasmid tekivad, siis ta ütleb ära on, aga küsid naise enda käest subjektiivset arvamust, tema arvab, et ei ole midagi, et võib ka nii olla. Jah, naise orgasmide puhul ju
võib-olla siis ma ei tea, kas jutumärkides tänu või tänu meedia väljaütlemistele, et mis tüüpi orgasm siis on õige. Et selle teema osas saan ma jällegi öelda, et nende küsimuste osakaal on suurenenud minu vastuvõttudel, et kuidas ikkagi saada tupaorgasmi, mitte kliitoriorgasmi ja kuidas neid erinevaid tupaorgasme saada ja see teema on küll tõstatunud, et kas ma ikka olen õige naine või mis mul valesti on, miks ma ei saa sellist tüüpi orgasme. Et see ka tekitab nagu mingisugust stressi, et kui ei saa ja absoluutselt, et neid peab olema ju 7 tüüpi, mitut tüüpi mina või ma ei tea, jälle ma unustan ära need numbrid just selle eesmärgiga, et kui minu käest küsitakse, siis ma ütlen ka, et teate, ma ei ole neid endale meelde jätnud, seepärast, et ma ei pea seda oluliseks, mitut tüüpi on orgasme või mis see statistiline keskmine on. Aga me olime täna Monikaga raadios ja seal tuli juttu ka seksist ja sellest üritusest ja tegelikult sa tõid välja seal hoopiski teist tüüpi küsimusi, millega siis inimesed pöörduvad siis sinu juurde, sinu poole just seoses seksuaalsusega. Et mul on väga raske tuua välja mingit kindlat nagu ühte tüüpi küsimusi või kõige levinumaid küsimusi. Et päris selliselt, kuna ma ei ole tegelikult ju seksuaalterapeut või ma ei ole seksuoloog, siis see tähendab seda, et minu juurde otse ei ole väga palju pöördumisi seoses sellega, et mul on nüüd seksuaalprobleem, et pigem need teemad kerkivad üles läbi muude aspektide. Et pere- ja baariterapeudi töös, kui paar pöördub mis iganes tüüpi suhteprobleemidega, et siis see on tavapärane, et ma küsin ka nende seksuaalelu kohta, kuna seksuaalelu on ju, või seks ja intiimsus on üks viis väljendada lähedust ja mind terapeudina huvitab see, või ma ei saa öelda, et mind isiklikult, eks ole, huvitab, kindlasti mitte. Aga selleks, et mõista suhte dünaamikat, on mul oluline aru saada, et milline on nende lähedus. Ja siis kerkivad üles seksuaalteemad, mida inimesed esimesena nii-öelda võib-olla lauale ei pane. No kas on veel väga palju sellist nagu valehäbi või tabusid seoses sellega, et või on see väga mina tegelikult ei saa seda öelda, et neid tabusid oleks väga palju ausalt öeldes. Et kui inimeste käest küsida, nad võib-olla ise ei algata neid teemasid, aga et kui küsida, siis mulle tundub, et sellest räägitakse üha vabamalt, üha nii-öelda, et seda teemat on, või neid teemasid on ju üsna palju normaliseeritud. Neid on ka käsitletud järjest ja järjest enam. Võib-olla see on ka mingi künnis, kui inimene juba tuleb terapeudi juurde, tal peab olema mingisugune valmidus selleks avatuks või avatud ja enda avamiseks, et ja no meil oli seal raadiosaates juttu ka ühest sellisest kultusteosest, avameelselt abiellust. Miks see raamat nüüd siin on meil ka jutuks, et ma mõtlesin, et võib-olla see annaks natuke sellist perspektiivi sellele. Ja minule oli huvitav just see, et sellest Soome aimeteosest kuulsin ma tõesti esimest korda Eestis. Ja see on 65. aastal antud välja Soomes 3 autori poolt ja siis tõlgitud 74. aastal eesti keelde. Kellele teist see raamat on tuttav? On. Tõesti. Ja, nii, et isegi meie selles väikses kenas seltskonnas, nii meie siin oleme, ma ei tea, kas Sakari sinule on tuttav? Ma ei kuulnud sellest. Nii, aga Soomes me soomlased jäime nagu kuidagi see info meieni ei jõudnud ja minule see tõesti jõudis see info ainult siin Eestis, et see on selline seksuaalkasvatuse tõesti kultusteos ja kuna see oli esimene selline sedalaadi asjalik teos Nõukogude Liidus, enne siis juba Nõukogude Liitu loomulikult siis oli juba siis selliseid seksuaalalaseid nagu ülevaateid ja just abielu inimestele siis nii-öelda selliseid eneseabiraamatuid, aga siis pikk aeg, kui siis Nõukogude Eestis siis ei ilmunud sellist kirjandust, mis räägiks siis seksist ilma, et see oleks kriminaliseeritud või ilma, et see oleks kuidagi nagu liigitatakse mingisuguse perversuste alla või üldsegi, et tõesti.
ja ühesõnaga nii palju ma tean sellest Soome vastuvõtust selle raamatu puhul, et kui aasta pärast seda, kui see oli Soomes ilmunud, toimus Jyväskylä linnas tudengite selline kunstiline või kunstifestival või aktsioon, kus siis oli siis sellised fallose skulptuurid ja siis tegelikult üks Soome muusik M.A. Numminen, kes on selline natuke nagu underground muusik olnud ja tänapäevanagi ikka veel, siis tema on teinud 2 laulu, mis siis teine põhines otseselt sellele raamatule, kus ta siis selles laulust tsiteeris otseselt seda raamatut soome keeles ja hiljem ta tegi ka nagu ühest, siin osalised samad autorid, kes ka teisi raamatuid siis kirjutasid Soomes ka seksuaalsuse kohta, et siis on ka ühest teisest raamatust, aga see sündmus, kui ta siis esitas selle laulu ja neid teisi selliseid seksuaalsust puudutavaid laule, siis oli liiga palju Soomes seda kõike 66. aastal, nii et lõpuks kõigepealt lülitati elekter välja sellel üritusel ja siis lõpuks kutsuti ka politsei kohale, nii et ja nüüd siis 50 aastat pärast seda on siis uuesti selline kontsertaktsioon nüüd tehti uuesti, et nimega nagu Keelatud laulud. Nii et ega see siis ka Soomes nii iseenesest mõistetav ei olnud siis veel 60-ndatel, kuigi see seksuaalne revolutsioon ja kõik nagu tasapisi võttis seal juba ala. Nii et selline mälestus ja ma tean, et väga paljud eestlased on ka sellised tuntud inimesed meenutanud seda raamatut, kuidas nad siis on selle kätte saanud ja salaja seda lugenud. Nii. Mina näiteks, ma mäletan, 10 aastat vana vist ei olnud, mingil põhjusel tuhlasin vanemate magamistoas riidekapis, ilmselt otsisin sealt midagi huvitavaid asju ja siis leidsin selle raamatu. Et see oli, minu jaoks oli ta ikka tõsiselt hea leid, et see oli teisi leidjale veel, oli mingisugune erootiline horoskoobid olid, et mis kellega sobib ja naljakogu oli ka, mis vanemad ilmselt ema siis oli selle teinud. Ja siis seda raamatut ma siis käisin salaja niimoodi lugemas peatüki haaval, et mis ennem rääkisime siin Monikaga, et milline peatükk mulle sealt kõige rohkem meeldis. No, mis teile meeldis, oskate öelda? Ei mäleta enam. Mina mäletan väga selgelt, et minule meeldis see eelmängu osa, et kõik muu asjad olid, see rasedusest hoidumine ja muud selline hügieen, see oli nagu jama, et seda ma teadsin, sest nõukaajal oli neid seksuaaltervise raamatuid oli olemas, aga just see psühholoogiline eelmängu osa, et kuidas nagu naine kuumaks kütta ja kuidas mees on, seda mitte kuskilt ei olnud võimalik nagu hankida seda infot. Ja ma mäletan siiamaani, mis tunne, milline tohutu erutus mul sees oli, et selline asi, et silme eest läks kirjuks, et mida oligi väga tähtis. Ma arvan, et see oligi selline kõige olulisem osa üldse, et mis ka minu elu on põhimõtteliselt nagu mõjutanud. See ju on otseselt seotud, eks ole, loovuse ja kujutlusvõimega, eks ole, mis need realismid, mis siis käima lähevad ja see ongi eluõis ju, jah. Et eelmängu osas küll teraapiatöös kohtan ka seda, et kui näiteks tuleb naine individuaalselt vastuvõtule, jälle võib-olla hoopis mingite muude teemadega ja ühel hetkel võib see jutt viia selleni, et kuivõrd oma seksuaaleluga rahul on ja siin on jälle, et huvitav, et kui küsida naise käest, et kuidas sa oled rahul, enam-vähem. Ja et aga et mina ei suuda nagu erutuda, aga et seks on enam-vähem, et ma võin seksida, aga ega see mulle midagi väga ei paku. Ja siis, kui ma küsin, et kas eelmängu jaoks te võtate piisavalt aega? No, ikka võtame. Ja siis, kui ma küsin, et aga kui pikalt te võtate? No, 2-3 minutit kindlasti.
et see on hästi huvitav, et alati tuleb täpsustada, nii nagu me rääkisime ka nende küsimuste koostamisel või uuringute läbiviimisel, et see, kui inimene ütleb, et jah, et täiesti piisavalt, aga see reaalselt võib olla minut või 2 või 3, et need hinnangud peas neid tuleb alati täpsustada. Kas tohib küsida seoses nii selle eelmängu teemaga kui ka eelmised teemaga seoses mitu kordi nagu peaks olema, kas üleüldse sellised asjad on muudetavad, sest eelistused on väga erinevad, nii vanusest sõltudes ka isikust. Ja põhimõtteliselt ma hakkasin mõtlema, et see on väga nagu lotteri, et keda sa kohtud, et inimene hakkab meeldima, juhtub kas tutvus või abielus isegi ja siis inimesed hakkavad avastama, et väga erinev lähenemine ja kas sellised harjumused, soov osaleda seksis, seksivajadus, kas see ongi lotteri, et keegi ei tea, keda sa kohtud, mis vajadus endale on ja kas seda annab kuidagi muuta reaalselt? Selline küsimus. Vastan. Et sa võid pärast midagi täiendada. Et siin on esiteks väga palju erinevaid asju oli küsimuses koos, et olid need eelmängu vajadus ja valmisolek ja siis vajadus seksi järele. Et seal on kahtlemata mõnedes asjades on bioloogiline komponent. Näiteks selles vajadus seksi järele ihatase, see on üsna palju inimese peale kaasa antud, aga see on ka elu jooksul õpitav näiteks erinevate stiimulite, positiivsete stiimulite näitamisega või siis negatiivsetega. Negatiivsed võtavad iha alla, positiivsed tekitavad juurde. Aga mis puudutab seda eelmängu osa, siis seal küll loteriid ei ole. Et see on täiesti niimoodi, et see ei ole mingi asi, mis sul on kaasa antud, see on puhtalt see, kuidas sa nagu kognitiivselt kujutad ette, kui palju partner vajaks seda stimulatsiooni. Ja seal on ka teise poole ütlus, et mees piisavalt ei stimuleeri, naine saab talle õrnalt öelda, et kallis palun jätka veel siit koha pealt, et natukene veel või siis vastupidi. Et see on täiesti niimoodi, et see ei ole niimoodi, et sul on sulle kaasa antud. Seda sa saad alati õppida, see on õpitav ja selles mõttes ei ole seal küll mingit loteriid. Küll, ma natuke jätkan, et küll aga on seal see, et inimeste valmisolek muutuda on erinev ja tahtmine teisele seda midagi pakkuda, see on erinev küll ja see on nagu takistus. Ei no see ei saa ju olla niimoodi, et see eelmäng muutub ühe jaoks näiteks tööks, et nagu millal ei, tööks kindlasti mitte, aga sama küsimus, et mis see töö on, et kui sa teed armastatud inimesele midagi sellist, mis talle rõõmu teeb, siis see ei ole töö. Mina leian, et ma olen nõus tegema rohkem, kui ma ise tegelikult vajaksin, aga ma näen, et inimesel näiteks silmis on sära. Et see minul on see tasu, et kui ta töö on, siis ta on tasu, eks. Et ja kindlasti ei ole mingit ühtset standardit, nii nagu me räägime, et ei ole numbriliselt, me ei saa anda midagi ette, et me saame jälle rääkida üleüldistest teadmistest lähtuvalt, et üldiselt naised vajavad pikemat stimulatsiooni kui mehed selleks, et toimuks piisav märgumine, et keha jõuaks erutuda, aga see ei pea alati nõnda olema. Ja just nimelt, et mingid on üldised teadmised, aga mis ma võib-olla ka täiendan, et mina jälle oma terapeudi mõtlemisega ikkagi seksuaalkäitumist või seksuaalvalik, ma ei tea, ja valikuid ikkagi ka näen oskustena või me võime seda nimetada seksuaalseks tarkuseks. Ja see tähendab seda, et kui me räägime mingitest oskustest, siis need on arendatavad ja õpitavad. Et loomulikult on küsimus motivatsioonis, et kui palju ma tahan ennast mingis valdkonnas arendada, et kui ma ei oska ujuda, kas ma tahan õppida ujuma või ma ei taha õppida, et kas seal on minu jaoks mingisugused motiveerivad tagamaad. Ja ma olen väga nõus siin selle aspektiga, et kui paar jõuab teraapiasse, siis see tähendab seda, et üldjuhul on nad mõlemad huvitatud sellest, et asjad paraneksid. Nad lihtsalt ei tea, kuidas seda teha. Ja ka mina ei saa neile ka öelda, et kuidas nad peavad seda tegema. Mina saan aidata neil leida nende endi jaoks kõige sobivama ja parima viisi, kuidas nad tegelikult üksteist saavad aidata.
või võib-olla isegi ma võtan veel selles mõttes sammu tagasi, et kuidas kõigepealt ise ennast aidata. Et kui mina tahan, et minu seksuaalelu oleks parem, siis ma ei saa panna vastutust selle eest partnerile. Et kuule, et mulle sobiks pikem eelmäng, et see on nüüd sinu töö. Et lase käia nüüd, palun, mulle pikemat eelmängu. Et see ei käi nõnda, vaid see on ikkagi koostööprotsess, kui me räägime kahe inimese vahelisest seksuaalsusest. Aga selles mõttes on sul kindlasti õigus, et see loterii ja nagu suhetes ikka ta on loterii, et võib juhtuda, et satub sulle selline, kes sulle väga sobib. Et näiteks teraapia keskkonnast rääkides, et meestel on selline väga sage probleem nagu enneaegne ejakulatsioon, et ei saa. Aga see sõltub täpselt suhtest, et oletame, et on olemas tal partner, naine, kes saab orgasmi kätte juba esimesest friksist, esimesest korras, kui sisse lükatakse, siis selle põhjal me võime öelda, et sellel mehel ei ole mitte mingisugust dysfunktsiooni, mingit probleemi ei ole, sest naine on täiesti rahul juba sellega. Aga kui ta satuks näiteks kokku naisega, kes vajab pool tundi seda edasi-tagasi liigutamist, siis oleks tal juba kindlasti probleem. Et see on selles mõttes on ta küll õnnemäng. Seal küsimuses oli vist ka see, et ja millest sa Toivo ka rääkisid, et on nagu kaassündinud, kui ma nüüd mäletan õigesti, see, et kui palju tegelikult inimesed seda seksi või seksi vastu tunnevad huvi ja vajavad seda. Või äkki see oli see, millest ma tegelikult tahtsin kohe algusest rääkida, et üks põhjus, miks ma seda õhtut tahtsin teha, on just see, et minule on tundunud see alati nagu, seal just see loderi asi, nagu hästi selline nagu kui ma oma tuttavaskonda sõpru nagu vaatan ja kui ma räägin nendega seksist, siis kuidagi tundub, et nagu kõige nagu selline tavalisim, ma ei tahaks öelda probleem, aga tegelikult see paratamatu on probleem tihti, ongi see, et teine tahab rohkem seksi kui teine. Ja et see lihtsalt, et püüa mis iganes teha, püüa, siis ongi nii. Ja mulle tundub see hästi suur tragöödia tegelikult, et kuidas, et just see sama loteri, millest sa ka rääkisid, et mis siis teha sellisel juhul, kui nagu tõesti see teine, ma ei tea, teine tahab ainult kord kuus, teine tahab 5 korda nädalas, et see on minu meelest see, mida ma nagu ise olen tõesti, see, mida ma olen nagu, millega ma olen kokku puutunud. Sa ütled üsna tugevalt, et see on justkui tragöödia. Ja see on võib-olla see koht, mis ma võib-olla natuke tahaksin, ma ei tea, kas nüüd ümber lükata, aga natuke arutleda selle üle. Et jälle, mina oma töös neid paare näen väga vähe, kellel täiesti ühtib see nii-öelda seksuaalsageduse soov. Et neid on tõesti väga-väga vähe. Et enamiku partnerite puhul ma näen seda, et see ei ühti ja see võib olla ükskõik kumba pidi, et ma ei taha kuidagi sooliselt stereotypiseerida. Et see võib olla mõlemat pidi. Et kas siis naine või mees tahab rohkem või vähem. Küsimus on selles, et mida siis sellega peale hakatakse, et kas sellest tehakse enda paari suhtes probleem. Ma ei taha öelda, et sellest peaks mööda vaatama, aga et võib-olla on mingisuguseid tegelikult teisi mõtestamise viise, kuidas neid aspekte vaadata ja käsitleda. Sa tahad midagi öelda? Ma alati öelda. Et sellist varianti see on hästi öeldud, et tegelikult niimoodi, et ega vastuvõtule tulevadki need, kellel on probleeme. Tegelikult neid ikka jätkub, et kellel on üsna palju, aga nii palju, kui mina sellest positiivsest seksuaalsusest olen õppinud, siis on inimesed õppinud igasuguseid strateegiaid, kuidas toime tulla sellega, et see asi on erinev. Kõige lihtsam strateegia on masturbeerimine, et see, kellel on rohkem, see rahuldab ennast ise. Siis keerulisemad strateegiad on need avatud suhted, kus siis vastastikusel nõusolekul toimub mingi seks ka kellegi teisega või kolmandaga. Kas on näidised edukatest avasuhtedes nagu pikemal perspektiivil? On, täiesti on olemas, et ma ei hakka nimetama, aga kindlasti toimub, et tulevikku ei oska meist keegi ette näha, aga me toimime kõik olevikus, et antud hetkel see võib olla mingisugune lahendus mingisugustele asjadele, et väga tihti minnakse sellise stereotüübi peale, et mis on ideaal. Ideaal on see, kui ma abiellun 20-selt, saan lapsed ja seksin ainult ühe inimesega kõrge vanuseni, et see on ainukene õige. Tegelikkuses see spekter võib olla märksa laiem.
et ongi just täpselt sõltub nendest 2 või 3 inimesest, ka 4 mõnikord, et kuidas nad omavahel nagu toime tulevad. Armumiste eest pole mitte keegi kaitstud. Loomulikult on suhteid läinud tänu sellele ka lörri, eks, aga tõenäoliselt on ka väga palju selliseid suhteid, mis ei ole läinud lörri, et saadakse hakkama ja mingis vanuses võib-olla leitakse mingi muu viis sellele.